Tere! Rõõm, et oled asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase otsinguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ning eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas inspiratsiooni, julgust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui täiskasvanud kuulajale. Tänast episoodi salvestame avalikult teatrisaalis õpetajatele suunatud infopäeva raames. Selle episoodi teemaks on eksimise vajalikkusest. Mina olen Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas ning minu vestluskaaslaseks on täna haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro. Tere! Tere! Sissejuhatuseks liigun sinna punkti, kust meil sai alguses mõte seda saadet teha või et kui me otsisime, et mis teemad on praegu aktuaalsed teatris, siis hiljuti esietendus siin samas saalis lavastus Pinocchio. Ja see on selline üldtuntud lugu. Me kõik teame midagi Pinocchiost ja teame ka selle loo sisust, et kus on erinevaid takistusi, mida see peategelane peab ületama. Ja põhimõtteliselt võiks seda siis sõnastada niimoodi, et see peategelane Pinocchio, et ta eksib kogu aeg. Et ta teeb valesid valikuid, usub valesid inimesi ja satub korduvalt ummikusse. Aga ometi ei ole see lugu niivõrd karistustest, vaid ka kasvamisest, et nagu me teame, Pinocchio lõpus, vabandust, kui ma kellegi jaoks pointi ära rikkun, aga temast saab päris poiss tänu tema teekonnale. Et on midagi sellist, et ta nende eksimuste läbi saab inimeseks, et see on küll kujund. Ja kui ma seda lugu ette valmistasin, ta muidugi on oma olemuselt, see alusmaterjal on hästi didaktiline ja see oligi omal ajal kirjutatud selleks, et õpetada ja arendada, kuidas see autor ütles, toorest Itaalia last ja viia teda siis nagu, ma ei tea, moraalsele teele. Aga kui ma seda valmistasin ette, siis ma mõtestasin neid teemasid ja mõtlesin, et et see on õpetuslugu, et me mängime läbi vaatajale mingisuguseid situatsioone ja siis ideaalis ta tulevikus neid eksimusi ise ei tee. Ja kui me seda näitlejatega analüüsisime või läksime sinna lukku aina rohkem ja rohkem sisse, siis saime aru, et kui me teeme sellise loo, et õpetusliku loo, siis see esiteks peletab kõik vaatajad lõpuks eemale, ükski laps või noor vaataja ei taha seda vastu võtta ja ta muutub nagu selliseks näpuga näitavaks ja õiendavaks looks, et ärge nii tehke. Ja siis me sõnastasime selle nagu tegelikult nagu kaude ikkagi ümber, et küsimus ei ole selles, et me tahame jutustada lugu, mis õpetaks mitte tegema valesid valikuid, vaid me jõudsime sellise sõnastuseni, et see pealismõte võiks olla see, et me eksime kõik, me teeme valesid valikuid, küsimus on ainult selles, et kuidas me neid takkajärgi siis või pärast nagu mõtestame, mida me sellest õpime, kuidas me edasi liigume ja mida me siis nende nii-öelda valede valikutega koos siis avastame nii enda kohta, teiste kohta kui maailma kohta. Nii et oleks selline, ütleme, andeks andmine iseendale, teistele ja õppimine käiksid nende valede valikutega kaasas ja tundus, et kohati vältimatu on see inimeseks arenemise teekonnal. Ja tundus siis, et teiste vigadest saab õppida ainult teatud piirini ja et päris õppimine algab seal, kus inimene peab ise oma eksimust kogema, mõtestama ja selle eest siis ka mingil määral vastutuse võtma ja siis sealt edasi siis uusi võimalusi leidma. Ja siis sellest tekkis väga palju erinevaid selgepiirilisi ja väga ka ähmaseid küsimusi, vaatepunkte, sest eksimus, viga on väga lai mõiste. Ja tulid pinnale sellised teemad nagu, et miks on eksimine nii oluline osa õppimisest või siis inimeseks kasvamisest ja miks me samal ajal püüame eksimust või eksimusi nii väga vältida, peita või kuidagi alati ära siluda, neid varjata, kust jookseb üldse eksimise piir ning millised eksimused laastavad, millised suunavad või juhivad edasi, millises tasakaalus on elus vastutus, provokatsioon
Ja nii edasi ja nii edasi ja nagu ma ütlesin, mul on hulk küsimusi ilmselt mitmetunnise vestluse jaoks, aga et alustame siis algusest ja küsin siis selle põhiküsimuse ära, mis kogu aeg kuidagi on kipitanud ja mida me kõik ilmselt oleme elus kuulnud ja teistele ka ütelnud, et kas teiste inimeste vigadest on siis võimalik õppida või mitte? Ei. Aitäh, vaatame edasi, järgmine küsimus. Aga tahad ma? Ühesõnaga, nagu see on nii lahe, ma sain need küsimused ju ette ja see on jällegi siuke, universum juhib, eks ju. Et eelmisel neljapäeval käisin Tartus ühel konverentsil jauramas ja siis selleks ettevalmistudes otsisin jällegi artikleid ja leidsin artikli täpselt sellel teemal, et kas teiste vigadest saab õppida ja mina olen loomulikult tegutsen hariduse kontekstis, et ma loodan, et me siin hakkame natuke seda vahet tegema, kui see jutt meil edasi rullib, et vead siis, kui ma õpin ja päriselt mul on loodud turvaline liivakast ja siin ei saa midagi, keegi ei saa surra, versus siis päris elu, et Pinocchio on päris elus ikkagi, et ta teeb ikkagi, tema vigade tagajärjed on päris tagajärjed, eks ju. Et neil on nagu väike erinevus, et neist me võime natuke eri nurgalt rääkida, aga see artikkel, loomulikult see oli meditsiiniharidus, eks ju. Ja selle kohta on isegi eraldi mõiste, see on kaudne viga, indirect failure. Ja et ehk siis, et kui sa õpid vigu, mida on teinud näiteks teised arstid või arstitudengid, saad rea nagu apsakaid, kuidas midagi tehti valesti versus sa saad võimaluse selle probleemi puhul ise siis genereerida võimalikke lahendusi ja sa ikkagi õiget ei genereeri. See on see tõhusa vea disain, mida ma väga armastan, millest kõik on kuulnud juba söögi alla, söögi peale, iga kord kui mind näevad, siis ma räägin sellest. Ja ehk siis 2 katsetingimust ühes arstitudengid tegid ise ohjeldamatult katsetusi eksides siis ikkagi lõpuks, sest neil ei olnud võimalik seda asja ikkagi ise välja mõtelda. Põhimõtteliselt see viga peab tulema. Ei ole võimalik, et nad lahendavad ära, see ei ole probleemõppe selles mõttes, et nad saavad piisavalt tuge, et ise asi välja mõelda. Ja siis teine grupp tõesti vaatas teiste vigu, mõtles nende üle, analüüsis ja muidugi tõestus see, mida needsamad uurimused, sarnased uurimused on tõestanud ju korduvalt, et ikkagi, kui sa teed ise selle vea, siis õppimise tõhusus on väga palju suurem, kui tehakse järeltest mingi aeg hiljem, siis testitakse, kui hästi sa oskad. Ja minu enda tudengid on seda proovinud, et õppimise kontekstis see iseenda tehtud viga on ääretult oluline. Ma võiks ikka küsida nüüd vastu teie kõigi käest. Ma ise küsima asju ja kuna mul ei ole võimalik teilt kõigilt saada vastust, ma saan korra mõtelda, et miks? Mõtleks, miks see nii, et ma pean ise selle vea ära tegema? Miks ta tuleb lähemale? Miks ma siis õpin ja ei tee enam sellist viga? Kuigi ma tean, me teeme oma vigu uuesti, aga me teame ka, miks me teeme samu vigu korduvalt. Aga mis sina arvad? Ma arvan, et see on ikkagi mingi kontakti asi, et sa elad nagu läbi mingi aistingu, mingi tundmuse. Me võime siin analüüsida, kas inimesel on hing ja mis kõik see südametunnistus ja mis see kõik tähendab ja kuidas see seotud on, aga et sul midagi muutub. Ma ei tea täpselt, ajus võib-olla ka mingid reaktsioonid toimuvad, kui sa teed mingi vea ja sa saad sellest hiljem aru. Siin ei ole õigeid valesid vastuseid ilmselt on ju, et ma võin eksida praegu siin vabalt. Aga et mulle tundub, et jah, et mingid protsessid, mis mind siis reaalselt muudavad, et mingi kood on meil ikkagi nagu sees, mis läheb siis valesti, mille järgi me siis hakkame pärast nagu asju analüüsima. See võib ka olla seotud äkki, et kui ma õnnestun ja teen midagi hästi, siis mul toimub mingisugune reaktsioon on ju kehas, füüsiliselt, vaimselt, mis annab mulle mingi impulsi edasi liikuda ja kui ma saan aru, et ma tegin kuidagi teisiti, siis ma tahan järgmine kord paremini teha või ei saa seda nagu kooskõla või kuidagi nii. See on väga hea mõttekäik, et tõesti, et tegelikult viga alati aju märkab. Et on isegi mõiste, siis aju alati registreerib ära, et ootasin ühte, ei tulnud või siis, et ei lahendanud ära või et niimoodi ei saa, et see on alati ka nii-öelda meie võib-olla enne kui me teadvustame, meie aju teadvustab, et ei tulnud ootuspärast tulemust. Ja võiks ju mõelda, et juba evolutsiooniliselt, et meil ei ole vaja, et see korduks. Viga ei tohi korduda, võime ära surra. Parem on, kui ta ei kordu. Ja see on see hetk, nagu sa ütlesid, tunne, et viga alati seostab tundega, et affekt. Ja me kõik teame tegelikult seda, et õppides on, et tunded aitavad õppida. Tunded tekitavad selle nagu kiirema
nagu närviühenduste salvestumise, eks ju. Ja viga on üks tore afektiallikas tegelikult. Ja nüüd on see suur küsimus, kuidas teha nii, et viga tunduks veategijale ja kõigile turvaline, et puuduks, oleks null häbi, hirmu, viha, ärevust ja kõike seda seal õpikontekstis või ja siis Pinocchiol võib-olla ka, on ju. Aga ja ta toob ka ühe teise toreda inglise keeles siis A-tähega asja, see on tähelepanu, attention, ta tõmbab ka su tähelepanu sellele vea kohale, ta on nagu prožektor, nagu siin, on ju. Et niipea, kui sa teed vea, siis sinu aju kuidagi selle prožektori valgusvihu paneb olulisele ja mis mõtte, millele olulisele? Sellele olulisele, mis on sinu teadmistest puudu. Sellele tühjale kohale. Ja vaata, kui see teine inimene teeb vea ja sa jälgid seda, siis tegelikult sul ei ole õrna aimugi, kus sinu peas lünk on, kui sa vaatad teise inimese viga. Et see ongi nagu suur häda, et me kõik loeme ja õpime, loeme, ma ei tea, siin kirjandust ja lugusid ja vaatame ja mõtleme, et ahah, ma olen nüüd kursis, aga tegelikult me ei saa võib-olla aru, kui me teiste vigu vaatame, et millega me siis kursis oleme. Et me ei ole kursis sellega, et kuidas mina selles olukorras tegelikult, mis minu see hädapunkt seal oleks, või raskuspunkt. Aga siin on hästi mitu teemat veel, lihtsalt viskan õhku selle küsimuse, et me reageerime veale väga erinevalt, sõltuvalt sellest, kas me oleme ise selle olukorra valinud või ei ole. Sellest võiks pärast korraks rääkida. Ja teine teema on see, et veaanalüüs, see on hästi suur teema sellest, või see on tähtis teema, sellest võiks ka rääkida. Vahepeal võib-olla sa tahad küsida. Ja ma panin endale kirja valitud viga ja keskkonnast tulenevad vead, aga ma mõtlen just inimese arenguetapi peale, et ühest küljest on ju kuidagi niimoodi, et kas on võimalik kuidagi ära kaardistada või lahterdada, ütleme, ma ei tea, väike laps, nooruk, teismeline, no ja siis täiskasvanu, et millised on need olulised vead, mis tuleb läbi teha, mis suhtes nad kuidagi nagu ka erinevad, et mulle tundub, et enda laste pealt vaadates, et mingi vanuseni nad nagu lihtsalt see eksimine või vigade tegemine on konstantne, seal ei ole võimalik analüüsida, rääkida, nad muudkui teevad vigu ja ajavad tegelikult ka lapsevanemaid nagu närvi nende vigadega ja siis tuleb analüüsida seda, aga ühel hetkel tekib mingisugune teadvustatud olek ikkagi täiskasvuna, kus ma tahaks öelda, et jah, ma vaatan ja ma saan aru, et ta läheb nagu täiesti sinna kohta, kuhu tegelikult ei peaks minema ja ma mõtlen, et ma väldin seda olukorda ja siis tekibki see huvitav mõte, et ühest küljest need valitud vead ja teised vead, mis on nagu meist sõltumatud, aga tulles tagasi küsimuse juurde, et kas on võimalik kuidagi arenguetappidega läbi käia need vigade tegemise vajalikkus, et mis juhtub, kui keegi kasvab veatult? No siis jah. Siis ta võib-olla, kui ta kasvab veatult, siis on küsimus, kas ta on elus. Et ma arvan, et ta ei ole siis elus, mis ei ole ka eriti mõnus. Et kui sa mõtled, kui lapsed õpivad kõndimist või rääkimist, et kes nad häbenevad oma vigu. Kui nad teevad vea, kes nad tahavad uuesti proovida või ei taha? Ei häbene, isegi mulle tundub, et ei nii nagu kõndides jooksmises kui ka näiteks ütleme mingites sotsiaalsetest oskudest, sest kus see tuleb see väljend lapse suu, on ju, et nad on isegi mingi vanuseni võimelised nagu väljendama kõike nagu ausalt siin ja praegu, mida nad nagu mõtlevad ja siis hiljem saad aru, et vot nüüd ma eksisin, sest ma ütlesin midagi selles olukorras või kontekstis, kus ei tohtinud öelda, on ju, et siis me hakkame neid väljapoolt kuidagi nagu piirama, paneme lukku ja võib-olla mõne lapse jaoks kärbime ka mingit teatavat loovat mõtlemist. Ma tahtsin anda teise raami, et vaata see, et nad eksivad kogu aeg, et nad õpivad kogu aeg. Nad õpivad, see ei ole viga, see on õppimine. Et põhimõtteliselt viga ja õppimine on sama asi. Sa võid võrdusmärgi sinna panna ja nii on. Et kui ei ole vigu, siis ei ole õppimist. Kui sa elimineerid vead, siis ei ole õppimist. Et ei saa olla õppimist ilma vigadeta. Ja kui viga hakatakse häbenema, varjama, peitma, karistama, siis see on väga halb keskkond ja lapsed ei sünni veahirmuga, loomad ei ole veahirmuga. Ei ole ühtegi sellist looma, kui ma just ei satu võib-olla inimeste konteksti, eks ju, kes ütleb, et miski on viga.
et mida ta vajab ja vaata see Collodi on ju itaallane on ju, ma mõtlesin itaallaste peale ennist, et Maria Montessori on ka itaallane ja seal üldse tuleb sealt Itaaliast nagu ikkagi tuleb ikka mõtteid on ju, on tulnud. Et mõnes mõttes meil on vaja sellist keskkonda, et meie saame luua selle keskkonna, kus saab teha neid vigu, mille puhul ei ole oht, et saadakse viga, et mõnes mõttes meil on sellist kuidas öelda, seda struktuuri saame meie pakkuda arenevatele organismidele, aga jah, et neid vigu on vaja teha nende kehadel ja nende ajudel, et see on ikkagi viga ongi nagu see peamine arendav kontekst ja siin me jõuame hästi ruttu selle ühe peamise motivatsiooniteooria juurde, eks ju, ühesõnaga võimekus uskumuste teooria juurde, et me teame, et kui meil õnnestub säilitada lastes, alates lastest kuni elu lõpuni see arusaam, et viga on võimestav, viga teeb mind paremaks, viga on, ma tegin vea, kui keegi ei sure ära muidugi või miski ei, et ei ole andnud kogu raha näiteks petturile või midagi sellist, aga ma olen teinud õppides mingi vea, mingi turvalise vea, et siis see on see hetk, kus tegelikult toimub areng ja et mida enam me neid kardame, seda enam pärsime arengut endal, et kui see nagu lõpeb mingil hetkel, see lõpeb ikkagi siis, kui tulevad vanemad või õpetajad või mingid süsteemid ja vanemad on esimesed tegelikult, kes selle õppimishimu nagu ära suretavad mõnes mõttes. Aga et siin ei ole nagu küsimus ju selles, et kas laps tohib kõike teha, mida ta tahab, et vaid selles, et millist tagasisidet ta saab, on ju, et ta saab mingitel hetkedel tagasisidet, mingit asja me lihtsalt ei tee või teeme teisiti ja siit, kui mina nüüd ei tea, sa küsid piiride vanuste kohta, me teame ka, et juba 3-aastased on võimelised tegema, mitte ütlema kõike välja, on ju, aga varases eas lapsed ka pidurdavad, näiteks kui nad tahavad kedagi teist kaitsta, siis nad tegelikult või et kui nad nagu ma ei tea, kui varajasest ja nad mõtlevad oma mõtlemisest ka juba üsna vara ja nad võivad üsna vara ka sa ei saa neilt nagu kõik kätte. Väga suure veahirmu paneb ka positiivne tagasiside võib olla väga halvav, eks ju. Et milline on halvav positiivne tagasiside? Kust raske on seda pidurdada? Et niipea, kui sa kiidad ja tunnustad kogu aeg sellist kerget, kiiret tulemust, et sooritus, et kui hästi sul mingi asi välja tuli, et see mõjub täpselt sama hullusti kui see, et kui halvasti sul mingi asi välja tuli. Et mõlemal juhul vajab õppija või see laps tegelikult ju seda, et pöörataks tähelepanu sellele, mida ja kuidas ta tegi nagu sellele protsessile. Et hea tulemuse puhul, mida ta tegi, et ta sinna jõudis ja halva tulemuse puhul tegelikult ka, mida ta tegi, et sinna jõudis ja kuidas seda siis peaks teisiti tegema. Et üks väga suur veakartjate grupp on need, keda on nagu valesti kiidetud, eks ju. Et ja miks see niimoodi mõjub, kui me kiidame veatut ja kiiret sooritust, kui ruttu ta arvutab, näe, juba tunneb tähti, juba loeb, näe meil andekust ja kõike seda. Et miks see on nii halvav, miks see on nii kuritegelik mõnes mõttes? Kas seal on mingi oht, et see halvab motivatsiooni pingutada? Ta arvab, et ma kas olen või ma ei ole. Ta arvab, et õppida on võimalik ilma vigadeta. Ta arvab, et õppida on võimalik ilma pingutuseta. Et me kujundame tas aru saama, et sa oled kas täiuslik ja kui sa pead kusagil küsima, pusima, vaeva nägema, eksima, tobe välja nägema, halvasti kõlama, et siis järelikult see ei ole sinu jaoks. Ehk siis kõige kindlam viis inimesi vigu kartma panna on tunnustada tulemust ja üks uuring tehti, tõeliselt äge uuring. Uuriti vanemaid, enamasti siis olid need emad ja kuulati nii-öelda, kuidas nad räägivad lastega ja loomulikult selle uuringus nagu see katusteema oli mingi muu, et me uurime siin seda, teist või kolmandat või keelt või midagi ja tegelikult nad uurisid just seda, et milliseid sõnumeid antakse 1,5 kuni 3-aastastele lastele, et kas sa kiidad seda, kui ta seda tulemust on ja või siis seda, kuidas ta midagi teeb ja protsessi, et kui hästi sa praegu oma suu puhtaks pühkisid ja nii edasi, et kas sa tunnustad seda tema tegevust, et mis sõnumit sa annad, et mida sa väärtustad. Ja siis need samad lapsed siis mingi 5-6 aastat hiljem nagu näitasid selgelt neid profiile, et ühed olid siis need, kes soovisid
pusida, vaeva näha, õppida, julgesid õppida, teised olid need, kes ei julgenud õppida põhimõtteliselt. Et jah, aga noh, laitmine samamoodi ka. Aga kus see saladus siis on, et tegelikult peitub saladus siis kuidagi rääkimises ja analüüsivõimes ja ühises arutelus või kuidagi Saladus võiks peituda selles, et kui me nagu mõtestame ümber, et millena me näeme arengut, et kui me nagu seda vaatame kõrvalt ja vaatame, kuidas ta pusib ja me ei eelda, et noh, ma ei tea, inimesed ei saa ju valmis. Ma ei tea, et me valmistame kõik mingi surmaks või, et me oleme valmis ja täiuslikud, et noh, et nagu võib-olla nagu selles, et ma mõtestan seda, esiteks seda, et tema aju peab tegema need liigutused läbi, tema peab otsima, ta ei pea saama kiiresti valmis, ma ei pea minema ärevaks, kui ta ei ole juba nagu naabrilaps, on ju. Et mõtestada ringi see areng, et see on aeglane, et ta teeb palju iteratsioone, et ta teeb palju katsetusi, et ta pusserdab, on ju, ja minu asi on luua see keskkond, kus ta saab teha, kus ta saab põrgata vastu erinevaid teemasid ja neid uurida ja muidugi on palju ühistegevusi ka, aga et ma ei oota eelda kiiret veatud tulemust kellelgi, kellel ei ole neid neuronaalseid mustreid veel olemas, kellel ei ole neid neuronaalseid ühendusi stiilis panna jalga papud. Kätte kindlad, tal ei ole. Sina oled seda teinud mustmiljon korda, on ju, sul on hoopis teised neuraalsed teed. Temal läheb see sama liigutus, eeldab seda, et need neuronid, mis peaksid sellega tegelema, need teevad 1000 muud asja ja nad ei tööta veel koordineeritult. Ja see võib võtta väga palju kordi, on ju. Aga noh, me võime ka teha vastupidist, et võtta võimalus areneda üldse ära, teha kogu aeg tema eest ära näiteks, eks ju. Et jah. Sest nii tüütu on, kui ta ise peab tegema, ta teeb ju valesti. Et me ootus saada seda tulemust ja näha seda ilusat tulemust, et see on võib-olla üks halb asi, mis on see saladus seal taga ja sellest hakkab ka sõltuma see, kuidas me räägime. Aga kui me mõtleme just nüüd nagu laste ja noorte kontekstis sellesse, et liigume natukene edasi sinna kool, kodu, töö, ühiskond, suured teemad kõik, et mulle tundub, et me küll räägime nagu rohkem mingisugusest teatavast vabadusest praegu, et vabadus ja aeg mõtestamiseks ja on haridussüsteemis ka igasuguseid muudatusi ja nagu räägitakse aina rohkem, aga samas ikkagi kui vaadata seda koolisüsteemi ja ka tegelikult nagu sellist nagu tööl käimise kultuuri ja ikkagi mulle tundub, et me oleme ikkagi tänapäeva ühiskonnas suuresti orienteeritud tulemusele, kiirele, efektiivsele tööle, eksimine on pigem nagu ikkagi varjatud. Et ma mõtlen, et kuidas see siis on praegu, et kui anda mingisugune üsna aus, avatud ja ilma nagu filtrita võib-olla selline vaade sellele, et kuidas see praegu siis on seal koolis? Nüüd see esimene, mis sa avasid, on see, et tööelu ja efektiivsus ja kõik see, sellepärast me õppides peamegi tegema hästi palju vigu, et seal tööelus ei tuleks neid ühtegi. See ongi see, et kui me tahame, ühesõnaga, et kui me tahame, et tööelus läheks kõik valesti, palun varjame vigu koolis, on ju. Oleme suunatud hinnetele, täiuslikkusele koolis. Viga saab su ikkagi kätte. Küsimus on, kas ta kätte saab siis, kui õpetaja on majas ja on hommik ja te olete kõik koos, või viga saab kätte see siis, kui sa üritad asjast aru saada üksinda peale koolipäeva kodus tööd tehes, või saab viga kätte siis, kui sa päriselt juhid juba kirjutad seadust näiteks hasartmängumaksu kohta. Et viga saab su lõpuks varem või hiljem ikka kätte ja parem, kui ta saab varem. Et viga tuleb ära teha kohe ja kui on keerikas teema, siis mitu korda. Et selles mõttes, et need ei ole nagu erinevad vastandlikud paradigmad, et kui ma ütlen, et meil on vead on hästi vajalikud, siis ma ütlen, et õppimine on vajalik, et õppimise ajal peab see õppija olema võimalikult nagu vaba ja turvaline või tundma ennast turvaliselt, et tal oleks kogu aeg väljakutse, et tal teeks kogu aeg ülesandeid, mis on talle liiga rasked. Ja tuletab mulle meelde, et ma toon sulle ühe analoogia, tähendab ühe näite ühest meie enda uuringust Soomega tegime koos märksõna Soome, ja ainult läbi väljakutsuvate ülesannete saab tarkus areneda, saab intelligentsus areneda ja väljakutsevate ülesannete puhul on alati vead. Kui see ei ole väljakutse, siis järelikult see ei ole asi, mida see inimene saaks õppida. Ja nüüd teine asi, see hinnete teema. Oleme rähelnud siin mõningate inimestega nüüd terve eelmise õppeaasta
et me saaks hinded, noh, me ei saa öelda, et ära keelata Eesti riigis, sest seda vist ei neelataks veel alla, aga vähemalt muuta koolidele vabatahtlikuks. Et eristavat numbrilist hindamist ei peaks enam tegema, sellel ei ole õppimise vaates ühtegi kasulikku mõju, mitte kunagi olnudki ja sellel ei ole ka mingit teaduspõhist alust, ei ole segada ja rikkuda laste inimväärikust millegi sellisega nagu hinne, täiskasvanud inimesed omavahel sellist roppust ei tee. Olete tähele pannud, eks me ei pane hindeid, et üksteisele. Ja see on igal juhul, noh, et lisaks sellele, et on alandav, on tal umbes 4-5 suurt gruppi aspekte, kuidas nad halvendavad nii õppimist, suhteid, võimet ennast hinnata, soovi elukestvalt õppida ja nii edasi, õpistrateegiaid, motivatsiooni, kõike. Et tahaks teha nii, et koolid edaspidi saavad ise otsustada, kas nad panevad, eristavad, tähendab, et nad ei pea seda tegema. Neil on vaja mingi perioodi lõpuks öelda, et on või ei ole. Ja kui hindelatt on tõesti imelikus kohas, mis on 51% või umbes nii, siis see on tegelikult vale, on ja me laseme kõik poolikute teadmistega lapsi edasi, siis tegelikult latt peaks olema palju kõrgemal, aga lihtsalt see tee sinna peaks olema teistsugune. Et hinne segab õppijat. No hinne on selgelt, hinnet pannakse ju vigade eest, eks. Viga tuleb siis, kui ma ei ole veel valmis, aga miks on vaja segada alandamisega või siis millegi sellisega sel ajal, kui tegelikult õppimine ei ole veel lõppenud. Kujutage ette, 2 last hakkab ujumist õppima, ujumissemester, mingisugune algklass, üks oskab juba ujuda, teine ei oska üldse ujuda. Esimeses tunnis üks saab 5, teine saab 1. Reaalne Eesti koolielu täna aastal 2025-6 on see, et ujumises saadakse ühtesid. Nii, hakkavad ujumist õppima, terve semester õpivad järgmises tunnis, üks saab jälle 5, teine saab juba 2, siis saab 3, siis saab 4, nii edasi. Aina vähem vajub põhja, semestri lõpus on tal 5. Teisel on ka 5. Võtaks keskmine hinne, semestri, nagu see lõpptulemus on, ütleme, ühel on siis 3 näiteks, teisel on 5. Milles hinne tuli kummalgi? Kui sa oled midagi õppinud, saad halvema hinde. Kui sa pole mitte midagi õppinud, saad parema hinde. Mis signaali see annab? Ükskõik, mida sa teed, ükskõik, kuidas sa pingutad, igal juhul oled sa, me karistame sind selle eest, et sa ei osanud kohe, et see kohe alguses ei olnud valmis. Ja ausalt öeldes see on närune. See on närune ja mõttetu süsteem, et ja see ei hinda progressi, et küsimus, mida, et see on nagu küsimus sellest, et me võime mõelda, et meil on standardipõhine hindamine, et me teame, et me jõuame, et see laps peab olema kusagil oskama mingeid asju mingil hetkel, eks ju. Teine teema on siin muidugi see, et selleks, et päriselt keerulisi asju osata, ongi vaja hästi palju kordi seda, et see laps ise oma peas lahendab ja pusib ja proovib ja selleks võib-olla ei ole alati aega nagu selles meie süsteemis, eks ju. See tähendab, et vead jäävad tegemata, et meil ei loogi ülesandeid, kus lapsed saavad võimalikult palju ise pusserdada ja pusida. Ma ei räägi ujumisest, võib-olla seda, seal on ikkagi, aga ta ikkagi ise peab oma kehaga ujuma, ja kui need vead jäävad ära, eks ju, ja me teame, et on võimalik saada väga häid hindeid, olemata absoluutselt mitte millestki aru saanud. Kellel on selline koolikogemus, et sul on olnud häid hinded ainetest, mida sa täna tead, et sa absoluutselt ei valda, aga olid 5. Et sooritada on võimalik ilma õppimiseta, et ajus on olemas selline võimalus, sooritada lühiajaliselt täiuslikult ja kui sa teed tegevusi, mis viivad täiusliku lühiajalise soorituseni, siis need tegevused tegelikult pidurdavad pikaajalist õppimist. Ja kui sa teed tegevusi, mis viivad pikaajalise püsiva õppimiseni, siis need tegevused tegelikult pidurdavad kiiret lühiajalist sooritust. Nii et need on vastandlikud olemused. Nad ei ole mitte nii, et ma teen rohkem neid asju, mis viivad lühiajalise õppimiseni ja siis ma jõuan pikaajalise. Ei ole nii. Neid peab hoopis teistsuguseid tegevusi tegema, et päriselt õppida. Et mis see küsimus oli? See hinnete teema lihtsalt tõmbab mind täiesti käima alati. No saan aru ja ma arvan igat üht selles mõttes, aga kas on lootust või mis selleks peaks muutuma, et me saaksime minna hindevaba siis koolisüsteemi? Määrus tuleb välja, aga mida on vaja, ei ole vaja hinnetama hindamist, õppimist toetavat hindamist, mis tähendab seda, et me igal ajahetkel üritan vaadata õppija mõtlemise sisse, mis tähendab, et me igal ajahetkel üritan kogu aeg kuulda ja kuulata ja näha, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad arutlevad, mis tähendab keeruliste küsimuste küsimust ja seda, et nad kogu aeg omavahel räägivad, et lapsed peaks, et õppimine toimub siis, kui inimene ikkagi
konstrueerib teadmist ja kahjuks või õnneks ainsad viisid, kuidas me näeme, kuidas ta teadmist konstrueerib, on siis, kui me kuuleme teda või me näeme, kuidas ta midagi sirgeldab, on ju, kui nad koos lahendavad midagi, kui nad midagi kirjutavad, et ta peab jätma jälgi, nähtavaid jälgi, et mõtlemine peab olema nähtav ja selle pinnalt ma saan kogu aeg aru, kus ollakse ja mida ma pean muutma õpetamises. See on see, mida me mõtleme hindamise all mõnes mõttes. Ja loomulikult selle käigus saab õpilane tagasisidet mingite asjade kohta, aga see, kuidas seda tagasisidet sõnastada nii, et see päriselt õpilast aitab, on ilgelt keeruline kunst tegelikult. Et parem on võib-olla mõelda selle peale, kuidas ma muudan ülesandeid, kuidas ma totaalselt muudan seda, mida ma plaanisin teha. Selleks, et ma saan aru, et see tegevus ei viinud neid lähemale, on ju, mis ma siis nüüd teen. Kas see tähendab seda, et on vaja ka rohkem aega, nagu ütleme sinna haridussüsteemis, see on märksõna, mida tegelikult ma ei hooma, ma tean midagi sellest, aga et ütleme, et õppija ja õpetaja vahelist personaalsemat kontakti, väiksemaid klasse, mida see tegelikult tähendab? Tähendab, ma arvan, et ta võib tähendada seda natuke, ma arvan, et haridus ei peaks olema optimeerimisülesanne ja see mõtle, et lapsi, ma olen aru saanud, et lapsi on igal pool Eestis liiga vähe, välja arvatud koolis. Nagu jah, et koolis on need sunnikuid liiga palju kogu aeg, ja klassis on neid liiga palju, et võib-olla natuke, aga tegelikult mõte ei ole ju selles, et laps peab rääkima õpetajaga, laps peab rääkima. Selleks on olemas 4 grupid. Kõige rohkem, kõige suurem grupp neile. Nad saavad, aga see on eraldi oskus õpetamine, et kuidas õpetada neil grupis töötama, see võtab kuid ja kuid, et seda peab eraldi, see on täiesti eraldi nagu teadmine. Aga et nad peavad kogu aeg arutama ja rääkima, et neil on vaja kogu aeg dialoogi ja siis loomulikult järgneb aeg-ajalt dialoog niimoodi, et õpetaja räägib õpilastega, aga nad ei pea rääkima kogu aeg kõik õpetajaga. Ja see on väga huvitav tegelikult. Ma mõtlen, et iseenda pealt ka, et üldteadmised on nagu hästi olulised ja neid tuleb ikka, sa pead oskama ikka ka ju matemaatikat, et nagu arendada mõtlemist ja teadma, kus punktis mingid asjad nagu maakeral gloobusel asetsevad ja nii edasi, aga et ikkagi kooli ajast, ka põhikoolist ja võib-olla, nii hästi ei mäleta, võib-olla algkoolis ka, et kõige rohkem ikkagi inimesena on arendanud ja viinud edasi ka ise uurima ja otsima ikkagi mingid vestlused. Näiteks kirjandustunnis ka puhtalt mitte kirjaniku tutvustus, vaid sellele loetud raamatule järgnev seminar, kus kõik klassikaaslased saavad ennast natukene teisiti avada või mingid, ma ei tea, keemiaõpetaja ei olnud minu, nagu ma ei olnud tema lemmik ja tema ei olnud minu lemmik, aga et kõige lahedamad olid väljasõidud temaga. Või et mingisugused sellised tegevused ka on ikkagi väga palju nagu suunanud pärast elus edasi õppima. Et pigem on olnud kõik hindelised tööd ja kohustuslikud asjad nagu peletava loomuga, aga samas ma ei ütle praegu siin, et need ei ole, et nagu teadmiste omandamine ei ole oluline, kindlasti on, aga... No just, aga vaata, siin on kaks asja tuli mulle praegu, juba ühe unustasin ära. Üks on, et eesti keel on täis ridamisi lollakaid vanasõnu, mis ei tähenda mitte midagi. Üks on see, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld, eks ju. Õppimise puhul on täpselt vastupidi ja ma kuulen aeg-ajalt tegelikult nagu sellest Eestis igalt poolt, et kui sul ei ole ikkagi valmis mõtte ära, siis plähmerda, ära räägi, mis on kõige valem asi maailmas. Siis, kui me räägime, siis me õpime. Siis, kui me räägime, kui me püüame oma poolikut, hägust ja segast ja hullumeelset mõtet sõnastada, sel ajal toimub õppimine. Et lapsed peavad kogu aeg rääkima, kogu aeg. Ja sellele eelneb see, et ta on mingit materjali töödelnud võib-olla. Aga ma ütlen ka, et Eesti lapsed tegelikult ei ole õppinud lugema. Nad ei loe, nad ei saa aru, et iga lause järel peab mõtlema, mida see tähendas. Või iga lõigu järel peab mõtlema, peab tegema pausi. On vanemaid, kes arvavad, et jutti kiirelt läbi lugemine, et sellel on mingi seos õppimisega. Et ei, et kui sa loed jutti kiiresti läbi, see tähendab, et sa ei tea lugemisest mitte midagi. Ma ei räägi nüüd sellest, kui sa loed enda naudinguks ilukirjandust või midagi, või sa oled ekspert, sa tead, mida sealt välja võtta, aga kui sa loed endale uut teabeteksti, siis see on väga aeglane protsess ja seal kiiresti, et sõnum on nagu see, et enne peab toimuma, võiks toimuda selline asi, ja seejärel, see, mida sa rääkisid, need samad vestlused, mul tuli meelde see teine mõte, et tegelikult sa kirjeldadki seda, mis on selline väga sügav ja palju kinnitust leidnud teadmine hariduses, et tegelikult õppimine algab siis, kui õpetaja tunneb huvi lapse vastu. Et kui sa tahad, et oleks lapsel huvi aine vastu, siis selle eeldus on see, et õpetaja tunneb huvi lapse mõtete vastu ja kõik need olukorrad, kus õpetajad on tegelikult huvitanud, mida lapsed mõtlevad, tegelikult äratavad selle, et on hoopis teine tunne.
et ma olen keegi, ma olen miski, kui minu mõtted on olulised, siis ma leian iseennast üles. Siis ma leian üles, mida ma tulevikus teha tahan. Kui me teame palju noori, kes ei tea, mida nad teha tahavad, sest nende mõtted pole kunagi olnud kellegi jaoks olulised või noh, on väga harva. Vasta nõuetele, vasta hea kindlad korras, sul on ka mingid mõtted, see pole tähtis, sa oled laps. Ja nad võib-olla internaliseerivad selle, et aga see, mida mina mõtlen, pole üldse tähtis, et nad peavad kogu aeg vastanduma maailmaga ja neil tulevad vahepeal ka totakad mõtted ja siis on vaja, et keegi ütleb, miks see on totakas, miks me austame inimõigusi, miks meil on nõusoleku seadus, miks meil on, et me peame neid arutama niimoodi, et see, kelle mõttega me vastandume, et me hoiame ta väärikust samal ajal, kui me ütleme, et see pole üldse okei ja ma räägin sulle, miks see pole üldse okei. Aga mis see siis tähendab, et ikkagi kui niimoodi öelda, et iga aineõpetaja peaks looma oma klassiga personaalse kontakti, ükskõik mis aine, toimub kahe inimese vaheline kooskäimine, mõtete vahetamine ja siis tekib ruum, kus on võimalik eksida ja õigesti teha ja analüüsida ka ja siis saab toimida kuidagi nagu eksimist aktsepteeriv areng ja õppimine või? Kui seda teemat nüüd kokku võtta? Jah, võib-olla arvan, et see, mida sina ütlesid, on igal juhul arusaadavam kui see, mida mina ütleksin. Aga et see mõte seal taga on nagu see, et kui me õpetame, ükskõik kes see on õpetaja või see on lapsevanem, et siis me tahame luua selle, et meil on see taustateadmine, et areng toimub ainult siis, kui laps teeb enda üks raskeid asju, mis on väljakutsuvad, mis tulevad vead ja me loome neid olukordi, et me lihtsalt et me hakkame minema, et me kõnnime, me areneme, me tegeleme nende asjadega, pusserdame, mõtleme nende üle. Me ei saa mõtelda, kui me ei verbaliseeri neid mõtteid, või muidu me ei tea ju, milline on see mõttekäik. Ja ma loon kogu aeg seda konteksti, kus et meil on ees nii-öelda need andmed või ainete sisu, aga nende üle me kogu aeg, me üritame seda teadmist kogu aeg lasta lapsel endale konstrueerida. Et ja see tähendab, et kui sa ütled, et suhe, et jah, kõige tähtsam õpetada ei saa ilma selleta, et mul ei ole head suhet klassiga. Et see on see põhieeldus, jah, et ilma selleta ei juhtu üldse midagi. Et kui aju tunneb ennast ebaturvaliselt, siis õppimine on kindlasti välja lülitatud. Loovus on võimalik ilma eksimiseta. Mulle tundub, et looming kui selline või uued avastused või mingisuguse uute seoste loomine tihtipeale maailmas on nagu algab läbi eksimuse või millegi valesti tegemise, mingi süsteemist mööda mõtlemise või ka teinekord juhuslikkuse või nagu läbi vea. Ja võib-olla see loovus ei alga seal, vaid lõpeb seal, et ma arvan, et loovus tähendab seda, et keegi on, mis on loovuse definitsioon? Üldse, millal asi on loov? 2 kriteeriumit. Ma tegelikult isegi ei tea, mis asi see on. Uudne ja kasulik. Uudne ja kasulik. Kui on uudne, aga pole kasulik, siis ei ole loov. Kui on kasulik, aga pole uudne, siis ei ole ka loov. Ja kasulik võib olla ka näiteks teatrietendus, et kellelgi oli hinge ülendav seda vaadata. Aga et ma arvan, et see tähendab loovus, me lahendame mingit probleemi sageli, ka kunstis me lahendame probleeme. Te lahendate probleemi kunstis ka, ehkki see ei ole võib-olla alati selgelt sõnastatud, eks ju. Aga et põnev on nagu see, et loovuse eeldus on muidugi see, et sul on palju teadmisi. Et ehk siis seesama, mis me räägime õppimisest, et see peaks olema nagu enne õigesti, mõistlikul viisil päris palju asju õppinud, et kui meil on kool, mis on suunatud lühiajalisele sooritusele, siis ei saagi seal tulla loovust. Et võrdleme patentide arvu per capita Soomes ja Eestis. Et ärme võrdle parem. Mina ei tea seda, aga ma olen kuulnud, et need ei ole päris nagu samad. Et loovuse eeldus on sügavad, mitmekesised teadmised erinevates valdkondades, aga loovus ei tule sellest veel, et loovus tähendab jah, et see mul peab olema, esiteks juba see probleemi püstitus on väga loov asi, et sa üldse hakkad küsima, et loovus algab küsimusest, et küsida teistsugustel viisidel, aga teine asi on see, et see pilt kokku nagu ei lähe üldse sel hetkel, kui me töötame, et me teame, et loovate nagu läbimurdeliste lahenduste eeldus on see, et nagu see pingutav mõtlemine vaheldub siis selle täieliku molutamisega. Fred Jüssi päev, 29. jaanuar on ju, molutamise päev, et see on jällegi teadmine nagu ajust, et meil on see nii-öelda
vaikesüsteemi tugivõrgustik ajus ehk default mode network on üks võrgustik, mis läheb tööle siis, kui me ei mõtle keskendunult millelegi. Ja olukordades, kui me mõtleme millelegi keskendunult, siis on teatud ajupiirkonnad alla surutud. Ja siis, kui me hakkame lebotama, ma loodan, et te kõik laisklete, vedelete kusagil aeg-ajalt niisama, võrk kiiges vahite lihtsalt puude latvasid, on ju, ja ei tee midagi, olete lihtsalt mõttetud inimesed, ei ole üldse mingid korralikud protestandid. Ja siis läheb tööle default mode network või see vaikesüsteemi tugivõrgustik, teatud ajupiirkonnad aktiveeruvad ja nendel hetkedel tulevad läbimurdelised avastused nagu benseeni molekul ja Picasso kasutas seda palju ja ühesõnaga seda nagu nii-öelda tagantjärgi uuritud. Sageli on see uneelne seisund, kellel on tulnud geniaalne idee enne magama jäämist. Läheb panna kirja, tuleb meelest ära. Et ehk siis mõnes mõttes eeldus on jah see teadmised ja see probleem ja see pingutus, aga selle pingutuse ajal ei saa läbimurre tegelikult meid tabada, et meil on tegelikult mida loovuse eelduseks on mõnes mõttes seesama aeg, vaata millest me räägime, aeg laiskuseks, aeg niisama lollitamiseks, nalja tegemiseks. Ja huvitav on jah see, et kui me üritame pingsalt nagu saada loovat lahendust, siis me vist saame, siis ei tule seda. Ja see põhjus on ka see, et see vaikesüsteemi tugivõrgustik justkui aktiveerib, kui ma saan sellest õigesti aru, nagu neuronite kogumid, mis on omavahel nagu kaugemal. Et ta hakkab suvaliselt nagu pommitama kuidagi mingeid lahendusi ja siis kuidagi ühel hetkel sa tunned ära selle, et aga niimoodi saaks seda lahendada. Ja sel hetkel nagu sa märkad seda, mida su aju nii-öelda sulle välja pakub. Mis tähendab, et selle protsessi käigus tehakse hästi palju vigu. Selles on sul õigus. Et ei ole nii, et see tuleb kohe, aga see võib olla hästi pikalt, sul on kuklas see murre, see esimene sa saad lahendada, see mingisugune probleem, eks ju, ühel hetkel tuleb kusagilt see. Et selles mõttes, et teadlik eksimine saab olla küll ka mõnes mõttes nagu meetod, kui tahad midagi avastada, et eksi süsteemi vastu selles mõttes, et muuda ühel korral ootamatult tunni sisu ära õpilaste jaoks, ära mine täna tööle, jää koju, mõtle, tee midagi vastupidist, eksi mingisuguste suuremate normide vastu korraks teadlikult, võib-olla turvaliselt, võib-olla kerge riskiga ja siis avastad midagi. Ja selleks on tegelikult veel üks lihtsam variant, et püstita mingi probleem, mis on keeruline ja ära mine tehisarult küsima, kuidas see käib, vaid lihtsalt proovi seda probleemi, mis sul on oma peaga ära lahendada, vaata ja proovi, nagu mis on hästi tõhusalt, proovi genereerida nii palju kui võimalik lahendusi. Enne kui sa vaatad, kuidas päriselt käib, ükskõik kes on füüsikas või mingis muus valdkonnas. Kui siis võtta kokku natukene neid teemasid ja mõelda, et kas on midagi, mida saaksid täiskasvanud, midagi lihtsalt õpetajad, juhendajad, juhid teha, et eksimine ei oleks tabu organisatsioonis, koolis, klassiruumis, et eksimine ei oleks hävitav, vaid ta oleks loov. Et mis on see mingisugune kõige lihtsam esimene samm, mida me võiksime hommikul kodust välja tulles mõelda või milleks häälestuda, kui meil on võimalik kontrollida kellegi eksimuse tagasisidestamist? See sobib tegelikult hästi see üks uuring, mille me kunagi tegime, et Eesti-Soome võrdlus, vist 3. klassid olid ja mõlemas riigis olid nagu hästi erineva profiiliga koolid, mingi eliitkool oli sees ja nii edasi. Ja siis küsisime üks väga tuntud mõõdik, lastelt küsitakse muid asju ka, aga üks peamine küsimustik oli see, et mulle meeldib väga teha lihtsaid matemaatika ülesandeid, et ma saaksin palju õigeid vastuseid. Mulle meeldib väga teha keerulisi matemaatika ülesandeid, et ma saaksin areneda, saaksin matemaatikast targemaks. Ja siis, mis te arvate, kuidas jaotusid nende küsimuste vastused Eestis ja Soomes? Saab olla nii, et ma tahan teha raskeid ja kergeid. Saab olla nii, et ma tahan teha kergeid, ei taha teha raskeid. Saab olla nii, et ma tahan teha raskeid ja ei taha teha kergeid. Saab olla ka nii, et ma ei taha midagi teha. Mis te arvate, mida tahtsid pigem Soome lapsed, mida Eesti lapsed? Mäletan täpselt peast, aga mäletan umbes. Kes tahtsid teha kergeid ülesandeid palju ja ei tahtnud teha raskeid ülesandeid? Eesti lapsed loomulikult Eesti lapsed tahtsid teha palju kergeid ülesandeid, et nad jumala eest midagi ei õpiks ja ei tahtnud teha raskeid ülesandeid.
Aga meil siis oli Eesti selles valimis oli nagu antitüüp, oli üks selline laps veel oli jäänud alles 3. klassiks, kes oli nagu soomlane, kes siis tahtis teha raskeid ülesandeid ja ei tahtnud teha kergeid ülesandeid. Ärge raisakem aega sellega, et me peaks tegema kergeid ülesandeid. Me teame, et me ei arene, see ei ole kordamine, see ei ole kinnistamine, see ei ole see üldse mitte ka, on ju, teatud põhjustel. Ja see on see küsimus, kuidas me loome selle keskkonna, kuidas 80 kilomeetrit üle mere tahavad teha raskeid ülesandeid tüübina, siis pigem juhuslikust rohkem. Ja siin siis loomekeskkonna, kus nad ei taha, et mida me teeme lastega, et nad tahavad teha rõõmuga kergeid ülesandeid ja tahavad vältida raskeid ülesandeid ja mida nad teevad seal teistmoodi. Et tegelikult me tahame dopamiini ja dopamiin tuleb ju sellest, kui ma olen teinud mingi pingutuse, ma olen näinud vaeva, ma olen pusinud, te kõik ju teate, kui ma olen teinud midagi rasket ja näiteks mõtelnudki lõpuks välja või siis mitte mõtelnud välja või siis hakanud oskama, siis on mõnus. See tuleb pärast pingutust ja mina ei tea, kas eduelamuse sees on pingutus. Eduelamus on ka siis, kui ma teen lihtsaid ülesandeid, tuleb eduelamus. Lapsed ei vaja eduelamust, nad vajavad dopamiini elamust. Nad teevad sõltuvusse sellest ja see on väga hea. See on üks parimaid sõltuvusi. Ja vaata, põhimõtteliselt ongi, et mida me tunnustame. Meil on see napakas, et teeme, et näha neid ilusaid õigeid vastuseid. Laps ei pea produtseerima neid õigeid neid lahenduskäike, mida ta juba oskab, eks ju. Inimkond teab neid vastuseid, eks ju. Tema aju peab harjutama operatsioone, mida ta pole varem harjutanud. Ja seejuures teeb ta vigu, seejuures ta koperdab, näeb imelik välja, on kohmakas. Et tema aju peab seda tegema ja me saame normaliseerida kultuuri, kus me tunnustame seda, kui ta pusib. Et väga tore me pusisime, et kui me näeme, et keegi tuleb, mul on valmis, mul on õige vastus, et siis me selle üle nagu, et see, kuidas me sellele reageerime, saabki olla, et väga äge on ju, teeme nüüd midagi, mis päriselt põnev on, et näen, et tantsin liiga, see on nagu võib-olla siis liiga lihtne, aga nendel hetkedel, kui inimesed pusivad ja pusserdavad, näevad vaeva, et me peaks seda tähistama. Ja seda nii ajal pärast enne on ja nagu, et kui tuleb viga, siis see on nagu see koht väga põnev. See on nüüd see koht, mida me analüüsime. See viga, jumal tänatud, et tuli, see on kõige mõnusam asi. See on see, mis on produktiivne, on ju. Et kui me mõtleme, et õpetajad näevad või vanemad näevad oma lapse mõttekäike ja nad näevad, et seal on kohti, mis vajavad nagu arendamist või tuge. See on ju täpselt, see on see, mille üle me peaksime rõõmustama, on ju, et tuli välja, on ju, hakkame siit minema. Ja kogu see meie keel, mõnes mõttes, nagu sa enne ütlesid, ja mitte ainult keel, vaid ka see, et mis näoga me oleme, kas me läheme närvi. Me teame, et vanemad eriti võivad minna närvi oma laste vigade peale, sest nad kardavad, et küllap see minu laps ikkagi on esimene, kes läheb aia taha, on ju, kui ta teeb vigu. Et kui me tõmbame krampi ja laps tajub seda paanikat meis, eks ju, et siis ta internaliseerib selle, et muga on järelikult midagi valesti, kuna ma vea tegin, on ju. Et selle asemel, et okei, näe viga, väga tore on, et see on informatiivne, vaatame, mis siin siis nagu nüüd on, on ju. Me peame siia rohkem sisse vaatama. See on koht, mis nõuab rohkem meie tähelepanu. Ja mulle tundubki, et põhiküsimus on ikkagi aja võtmises ja märkamises, et see vist on nagu üks peamisi asju nii kodus, koolis, tööl või kuidagi nii, et me suudaks ka eristada nagu loovat eksimust pärssiva eksimusega, et mida tuleb nagu siis pikemalt tagasisidestada ja analüüsida. Nii et ikkagi pigem nagu lõpetame sellega, et eksimise nimel, eksimuse poolt läbivalt seda kuidagi nagu hoida ja provotseerida ka mingil määral, Ma arvan, et ongi, ja mis on nagu oluline see, et mitte see viga ise ei õpeta, vaid vea analüüs. Et see, et see magus koht on see, et me analüüsime, et see inimene ise analüüsib, on ju, et aga et seda ei saa teha, kui seda viga ei tehta. Nii et eksimine ja vigade analüüs on tegelikult õppimine, et see võiks olla see, mis äkki jääb kõlama. Väga ilus. Aitäh selle vestluse eest ja selle lõpumõtte eest ka, et ma arvan, sellega on hea minna edasi ja argipäevale vastu. Suur aitäh, Grete! Aitäh kutsumast!